mina ütlen alati seda, et see palgaraha, kui sa kuskil palka saad, see on maailma kõige kallim raha. Sest see on eluhinnaga teenitud, on ju. Sa oled kuhugi andnud oma tunnid ära ja päevad ja keegi on sulle vastu andnud raha, et no selle rahaga tuleks teha nagu kõige mõistlikumad otsused. Tere tulemast kuulama meie podcasti Tudengid ja Mikker. Mina olen Madli ja täna on minuga kaasas Helelis. Ja täna me räägime rahast ja investeerimisest ja kuidas olla selles järjepidev. Meie külaliseks täna on anonüümne investor otsekohese jutuga Rahakratt. Nii vähe tiitleid sain, sest anonüümne investor. Ma olen töötu ja gurmaan ja filantroop ja mul on igasugust tiitleid. Aga tere ja aitäh, et kutsusite. Siit olekski mul kohe sulle edasi küsimus, et kuidas sa ise ennast kirjeldaksid või iseloomustaksid ja kuidas sai sinu rahablogi ja rahaline teekond alguse? Tead, ma kirjeldan ennast väga lihtsalt. Päriselt, et minus ei ole peidus mingit saladust või ma ei tea, kiirteid või pärandeid või mitte midagi. Et ma tean, mis tunne on tudengil, kui sa jõuad loengus alles lõunaks, sest sa magasid lõunani, et säästa hommikusöögi pealt. See on kõik mulle täiesti tuttav teekond. Ma tean, mis tunne on päeval õppida, õhtul minna tööd tegema, et õpinguid maksta ja oma elu toetada. Et ma arvan, mul see taust on vist väga sarnane paljudele, kes kuulavad. Nii lihtne, et ma suudan iseloomustada enda neid nagu tulemusi või ma võin need kokku võtta tegelikult ühe sõnaga. Need on lihtsalt järjepidevus sellest tegevusest ja ma olen ka ennast ülikoolist näri läbinud. Läbi närinud? Kumba pidi? Läbi närinud. Jah, läbi närinud, et on olemas diplom, on olemas kraad, on olemas ülikooli lood, mälestused pidudest, mida ei taha mäletada. Kõik on täiesti tavaline nime. Okei. Sa ootasid midagi värvikat, on ju, kindlasti tuleb siit midagi sükest nagu, ei tea, mis sünnilugu, aga ei, ma ütlen tõesti, et selline inimene, kes ei ole oma eluga rahul olnud ja hästi raske on olnud leida midagi endale, mis meeldiks. Siiamaani pole leidnud. Siiamaani ei tea, kelleks tahan saada, kui suureks saan. Aga see on okei. Et selles mõttes kõigil on oma teekond. Aga kuidas sai sinu see rahaline teekond ja see rahablogi üldse alguse? Et hästi lühidalt koondamistest ja sellest, et ma tegingi väga palju tööd, mis mulle ei meeldinud. Tegin lihtsalt tööd raha pärast, olingi, ma ei tea, sõitsin kullerit, töötasin autopesulas, töötasin veel väiksemana ehituste peal, olen reklaami müünud, proovinud nagu igasugust erinevaid asju. Ja mina olen ikka selline hiline õitseja, ma sain alles 30-selt aru, et okei, et ma järgnevad 30 aastat samamoodi ei taha. Ja siis mõtlesingi, et mis variandid on, et kui ma raha teenin, siis mina ütlen alati seda, et see palgaraha, kui sa kuskil palka saad, see on maailma kõige kallim raha. Sest see on eluhinnaga teenitud, on ju. Sa oled kuhugi andnud oma tunnid ära ja päevad ja keegi on sulle vastu andnud raha, et selle rahaga tuleks teha nagu kõige mõistlikumad otsused. Ja ma olen teinud ka väga palju ebamõistlikke otsuseid ja mul on raha läinud siia ja sinna ja sisse ja välja igat pidi, et mingil hetkel koitis, et kas see elu läheb niimoodi edasi või ma võtan midagi ette. Ja võtsin. Täna on päris hea. Sa oleks seda küsinud, aga täna on päris hea olla juba. Okei. Aga kui sul see taipamine nagu tuli, ja kuidas sa siis seda teekonda alustasid või kui mina täna tahaksin alustada seda teekonda, et hakata siin investeerima ja kõike seda, et kus see algus on? Tead, see on väga hea küsimus. Selles mõttes, et ühe asja ma kohe soovitan mitte teha, ma soovitan mitte kummist tuvimaskiga alustada, sest te panite mulle siia klaasi vett, ma ei saa isegi juua. Ma just kastan vaadam näpu sisse, et äkki tuleb vett minusse. Siin all on raske hingata, aga kuidas alustada? Vaata, mina mõtlen alati sealt, et kui ma millegagi alustan, siis miks ma seda tahan? Minu kõige suuremad sellised elus, nagu ma ei tea, arenguhüpped või muutused on toimunud siis, kui mul on olnud väga kehva olla. Et on olnud kas vaesus või mingid lahkuminekuid või selliseid päriselt suuri auke. Kui on ikka nagu päriselt vastik ja sitt, siis sa hakkad nagu pingutama ja mõtlema. Sest kui on selline semi-okei, siis miks peaks? Siis sa elad lihtsalt oma päevi, lased neid õhtusse ja hommikutesse. Mina olen natuke selline teistpidi vend, et ma ei ole tegelikult
ma ei ole investor, kes hakkas nagu kirjutama, sest enamus teised inimesed või kes hakkasid, ma ei tea, blogima või mingit Instagrami tegema, et minule meeldis rohkem nagu kirjutada ja blogida ja siis ma avastasin investeerimise enda jaoks. Nii et ma nagu sinu asemel mõtleks välja, sa tahad alustada, okei, miks? Mis see su valu nagu on? Et tihti hakatakse küsima kohe mingit 5. küsimust, et no räägi Raagret, et mis aktsiasse nüüd raha panna või millist üürikat osta, Ma küsiks sul kõigepealt, miks sa teed seda üldse? Et võib-olla selline nagu, mis see baasvajadus on seal, on ju? Täpselt, et mis sa tahad, sest sellist nagu õiget vastust ei ole, et mina saaks kellelegi öelda, et kindlasti investeeri, ma ei tea, fondi või aktsiasse, ei ole olemas, on ju. Kui sa tahad hakata trenni tegema, siis mitte keegi ei saa sulle öelda, et sina pead kindlasti ujuma ja sina pead minema allveepadelit mängima. Aga mida saab inimene öelda, on see, et tee sporti, on ju. See on nagu aru saada. Mina ütlen ka, et investeerid ja raha asjad korda. See nagu milline sport sulle sobib, et kas see allveepadel või mis iganes muu asi, on ju. See on sinu otsustada ja need kõik vastused on õiged. Et ei ole sellist, et sina teed valesti või sina õigesti, on ju. Et kui te liigutate või kui me tegeleme rahaga, siis me kõik teeme asju õigesti. Nii et hästi lihtne ja tegelikult see mõeldaksegi tihti nagu üle, et mul on ju ka DM-id on ju Instagramis ju täis küsimusi, et ka täna tuli, väga palju küsimusi tuleb, et kas see on hea aktsia, mida osta või kas sellel platvormil nagu tegutseda ja ma mõtlen, et mitte keegi ei oska öelda. Ma ei tea, kas see on hea aktsia. Oleneb, mis sa tast tahad, on ju. Kui sa tahad näiteks kukkuvat aktsiat, siis võib-olla see ei ole hea. Millegipärast enamus tahavad tõusvaid. Ma ei tea, miks see nii on, aga jah, et ma läheks lihtsalt nagu vaataks enda sees, mulle meeldib päris kirjutada ka nagu märkmikutesse, mulle meeldib õhtuti mõelda. Siiamaani ma mõtlen, et miks ma seda teen. Ma hindan oma elu, ma mõtlen, kuidas mu päev oli, näiteks eilne päev oli väga tore. Tööd ei teinud, nägin sõpru, käisin trennis, jutustasin, jalutasin inimestega. Ideaalne. Ja ei kulunud miljonid selleks. Ehk siis pigem see kõik algab nagu mindsetist kui sellest, et ma ei tea, kuhu fondi või aktsiasse sa investeerid. No ta hakkab ja ma tean, et see on igav vastus. Selles mõttes ta ju on igav vastus, on ju, sest kõik ju räägivad seda juttu, aga samas kui korraks mõelda, et kui kõik räägivad sarnast juttu, siis äkki on seal mingi tõde, on ju. Sest kui igaüks räägiks erinevat juttu, siis ma hakkaks vaatama, et mis asja, kuidas te saate kõik mingid sendiblogerid, igaüks saab erinevat juttu, on ju. Siis midagi on ju valesti. Ja hakkab tõesti, et vaata ongi, et kes tahab ju, ma ei tea, reisida rohkem, on ju, kes tahab, mingid investorid on ju ka lasteaiakodus, kes ehitab mingit maja kuskile Saaremaale, üks mingi investor või Hiiumaale kuhugi, on ju, siuke kuulsam investor. Ongi täpselt, kes nagu peast hakkab see ju pihta tegelikult. Et lõpuks need sendid, kes paneb, ma ei tea, 100 eurot rohkem siia või sinna või kes säästab rohkem, see on selline, see on see värv nagu selle mängu juures, mida me nagu näitame ja anname, et mina ju enda blogis ja sotsiaalmeedias samamoodi. Ma näitan kõike, mida mina teen, puhtalt sellepärast, et näidata, et vaadake, ma teen kogu aeg. Et vaata, tee ka kogu aeg, kas just seda, mida mina teen, see ei pruugi õige olla. Aga tee ka, nii nagu mina, tee kogu aeg niimoodi, lihtsalt järjepidevalt. Ja usu mind, asjad juhtuvad lihtsalt. Aga mis on su senise teekonna selline kõige suurem ebaõnnestumine või viga? Kas oskad midagi sellist välja tuua? Ja ma võin öelda oma rahalisi vigu, ma räägin nendest päriselt väga hea meelega oma esinemistel, igal pool avalikult, ma ütlen, minul näiteks 10 aasta jooksul kaotusi kokku rahalises mõistes on olnud umbes 100 000. Päris suur summa, päris ebameeldiv, on ju. Kui nüüd mõelda natuke teistpidi, enne sa mainisid mindset, mis on üks väga hea väljend või selline mõte, siis minule nagu see mindset on see, et see 100 000 on olnud hind, mis ma olen pidanud maksma, et jõuda 1,2 miljoni juurde. Ja nii pidi see 100 000 ära anda täitsa okei. Et kui ma ütleks sulle, anna mu 100 000, et ma annan sulle mõne aja pärast 1,2 miljonit vastu, sa oled nõus, on ju. Et jaa, ma ei pea ühtegi neid asja selles mõttes veaks, et ka need investeerimiskaotused, selles hetkes ma tegin selle otsuse mingi info pealt, mis see hetk oli õige ja ma rohkem ei teadnud, on ju. See, kui ma täna tean rohkem, ma ei saa minna 4 aastat tagasi ju sinna uute teadmistega, on ju. Et ma võtan kuidagi viimastel aastatel neid nii-öelda vigu nagu eriti, ma ei tea, lihtsasti või niimoodi, et juhtub, okei, osa elust on ju, et mis siis ikka nagu. Et vigu on, lihtsalt et ma just siin intervjueerisin Raivo Eina ühe tema mingi video jaoks ja ma küsisin talt täpselt sama küsimuse, panin talle telefoni näkku, ma ei lasknud teda ära lihtsalt.
ütlesin, et räägi mulle päriselt oma kaotustest, mitte see, et mingi oleks võinud 32. aastal Nvidiat osta, on ju, noh, muidugi oleks võinud. Aga et päriselt, kus sa raha kaotasid, kus haiget said. Ja siis ta rääkis need lood välja, need on seal tema kuskil Instagramis peidus, on ju. Et ja ütleb samamoodi, osa teekonnast. Ja tegelikkuses kas ei ole mitte, et vigadest toimubki see kõige suurem õppimine ja kasv, et kui sa oled seal allpool. No jaa, sest nad jäävad hästi meelde. Niimoodi valusalt jäävad meelde. Kuigi tahaks ju teiste vigadest ka õppida, et ma püüan ka endalt vanematelt, nagu endast vanematelt inimestelt küsida, et no, mis vigu nagu nemad tegid minu vanuses, et natuke aimu saada, kas on midagi võimalik vältida, nii et sa ise ei pea igasse kuradi ämbrisse hüppama. Aga noh, vahel tuleb ämbrisse ise minna. Jah, just, okei. Aga kas on mingi selline hea summa, millest võiks alustada või? Ja väga hea, kui sul oleks 1 miljon, siis oleks päris okei sellega alustada. Aga no tead, tegelikult ju ei ole vahet. See point, vaata, räägitakse seda juttu ka, 10 eurot kuus alusta. Hakka panema iga kuu 10 eurot kuskile. No see jutt on poolik. Et kui sa nüüd panedki iga kuu 10 eurot, see on väga tore, aga see teine pool juttu, mis jäetakse rääkimata, on see, et 6 kuu pärast sa pead nii-öelda raskusi tõstma. Sa pead rohkem panema. Sest kui sa paned nüüd iga kuu 10 eurot, siis aastaks 2050 on sul, kui mu matemaatika mind ei peta, siis sul on 340 eurot. Mis on vähe. Ja kui sa lähed trenni, siis on samamoodi, et algustreener ütleb, et 5-kilone hantel ja hakka liigutama sellega on ju, ja ma ei tea, 6 või 2 või 3 pärast ta ütleb, et nüüd on 10, nüüd on 20. Ja see täpselt sama asi on rahamaailmas samamoodi, et jah, see 10 euro panek tekitab sulle nagu harjumuse. Jah, ma panen raha kõrvale, ma investeerin, ma tegelen, on ju. Aga tuleb tõsta neid raskusi. Nii et kui sul on kümpa üle, vabalt, mõnel inimesel ongi see katsumus, et tal on iga kuu näiteks 10 või 25 eurot vaja kõrvale panna, see on tema jaoks piisav katsumus, mida taga ajada, ega ükski summa vale ei ole. Mina ju alustasin ka, ma mõtlen, ma ühe asja tahan veel öelda, kui ma võin teie podcastis korra kaasa rääkida. Et kui minul oleks näiteks olnud 1 miljon või ma oleks kokku kogunud 1 miljoni, siis mina ei julgeks täna 1 miljonit eurot investeerida. Ma ei raatsiks, ma kardaks, et kurat, kui ma 1 miljoni kaotan, on ju. Aga mul ei ole mitte kunagi reaalselt olnud kontol ega mitte kuskil 1 miljonit. Sest ta on erinevates kohtades ju kogunenud. Ja kui ma ta kokku arvutan, siis on 1 miljon. Nii et kui mul oleks täna 1 miljon kontol, ma ei julgeks vist mitte midagi teha. Et lihtsam on päriselt alustada kümpaga. Sest, kui sellega vastu hambaid saad, siis elad üle tegelikult. Ja. Eks ongi, tundub vähemalt nagu paljudel see hirm, et nagu kümpa on nagu veits vähe, aga et samas see on nagu algus, on ju, et kuskilt ju tuleb ikkagi alustada. No muidugi, selles mõttes ei ole kümpa vähe ju, kui sul on varem olnud terve elu nagu 0. Näiteks mina ju ajan taga seda higivaba pappi nüüd ja teate, mis on see, et kui sa lased käed roolist lahti, siis ikkagi raha tuleb edasi. Ja minu esimesel aastal, 2015 aasta, kui ma koorusin, on ju, minu esimesel aastal teenitud higivaba papp oli 11 eurot 27 senti. Ei ole palju, aga varem oli kogu aeg 0 olnud. Ja ma vaatasin, et nii, okei, kust nüüd see 11 tuli? Päris tore. Järgmine aasta oli, nüüd ma rohkem ei mäleta, see on mul Instagramis äkki kas 300 või ühesõnaga siis ta hakkas nagu kerima. Nii et 11, mees alustas 11 eurose tulemusega. Kasum ikka. Peab alustama, jah. No pea, sest vaata, nagu nii ju, see aeg läheb mööda, täna on juba mingi 2026. Meil on 11 aastat peaaegu mööda läinud, et väga märkamatult. Just. Me enne natuke puudutasime neid nii-öelda vigu ja vigade tegemist või mis on sinu kõige suurem ebaõnnestumine olnud, aga siit kõrvalt, mis on sinu kõige suurem võit olnud sinu teekonnal? Okei, seal on tegelikult 2 vastust. On rahalised võidud, on ju, mis on, ma võin öelda kohe näiteks kinnisvara, ma olen seal kõige rohkem võitnud, seal on hinnakasv olnud kõige suurem, see on mu nii-öelda väärtust, varandust kõige rohkem tõstnud. Ja võit on tänane päev. Selles mõttes tänane päev, et kuidas ma oma elu elan. Ma ärkasin hommikul üles, ma käisin jalutamas, ma sõin kodus, mingid vastasin meilidele, lihtsalt tuuseldasin ringi kodus, lugesin raamatut, ma tegin umbes 2 tundi tagasi ühe uinaku, siis nüüd ma istun teiega siin, on ju väga tore olemine jälle, õhtul lähen välja, see on võit. Et ma elan oma neid päevi, enamus päevi ma väga suures osas dikteerin ise, mida ma teen.
vahel jah, loomulikult on, et keegi ütleb või noh, sa pead mingi tegema nagu kohustuse ka, aga ja vaat see on päriselt suurem võit kui see, et mingisuguse 2-toalise paneelkorteri hind on tõusnud 60 000 pealt 120 peale. See on väga tore rahaline võit, aga see, et noh, ärkad siis, kui uni läheb ära ja lähed hommikul näiteks jooksma või no oleneb, kellele mida meeldib teha päeval, on ju. See on väga suur võit ja ma soovitaks vaadata rohkem neid võite kui neid rahalisi võite. Sest kes täna hakkab minu teekonda vaatama või jälgima, ei pruugi juhtuda samad võidud, et see täna, ma ei tea, 100 000 maksev paneelikas maksab 3 aasta pärast 150 000. Noh, ei pruugi. Et seda sa võib-olla ei saa, aga sa võid saada seda teist võitu, mis ma rääkisin, et kui sa hakkad tegutsema, siis mõne aasta pärast sa vaatad enda päevi ka niimoodi, et okei, mul on juba igas nädalas üks siuke päev, nagu Rahakret räägib. Ja siis mingi aja pärast on 2 sellist päeva nädalas. Et need on võidud. Ehk siis pigem need nii-öelda elulised võidud. Ja vahepeal vaadatagi, mis päriselt su nii-öelda ümber on ja olla tänulik selle üle. Ja natuke jah, meenutada, et ma ütlen, minul tõesti see märkmik ja pastakas sobib ja ma vahel kritseldan ka, mõtlen, okei, et noh, need asjad, mis mul hästi on. Ja need ei ole mingid sellised suured, noh, ma ei ela mingis mõisas või noh, ma ei taha ka, kui aus olla. Või noh, kui keegi tahab anda, jah, ma olen valmis vastu võtma. Aga minul on jah väga lihtsad asjad, mis mulle meeldivad. Okay. Ja need on päriselt võidud. Ei, need olid küll väga toredad mõtted, aga jah. Kui oluline oleks tuua nagu see rahatarkuse teemad pigem koolidesse rohkem sisse või kuidas sinu nägemus sellest täna meie Eesti ühiskonnas on? Oi, kuidas ma tahaks veel rohkem käia. Õnneks on, ma arvan, et enamus kohad, kus ma oma neid sendi karaukesid käin tegemas, on viimasel ajal koolid. Mul on hea meel selle üle. See on kõige raskem crowd selles mõttes, et noh, kui sa lähed mingite 9ndike ette, siis noh, full kivi näod. Sa võid ükskõik mida rääkida, ma võin nagu noh, mingid maailma parimaid nalju teha. Lihtsalt vaatad tühjad näod otsa. Ja ma tean, ma olin ise samasugune, et kui mulle keegi 9. klassist tuli rääkima mingisugune 40+ aastane vend, on ju. Noh, ma ei viitsi kuulata seda juttu, aga noh, midagi jääb meelde ja võib-olla paari aasta pärast, kui sa oled valmis neid liigutusi tegema, siis sul meenub see, mida kunagi räägiti, on ju. Koolides ja mis mulle eriti meeldib, on see, et kui keegi, ma ei tea, mingi õppele juhataja kirjutab või huvitegevuse juhid tihti kirjutavad, on ju, siis nad ütlevad alati, et õpilased tahtsid. Ehk siis see ei ole mitte nende soov, et ma tuleks, vaid nad on küsinud last või noh, siis noorte käest, on ju, keda tahate kuulda. Ja kindlasti ega nad ei ütle ainult mind, on ju, aga nad ütlevad päris palju mind. Ja see on mulle noh, mega kompliment. Selles ma küll nagu rullin ennast. Ja mul on üks päris värvikas lugu oli ka ühes Tallinna lähedal asuvas koolis, ma võib-olla ei hakka selle kooli nime ütlema, kus mulle tuli siis ukse peale direktor tuli vastu. Selline ülikond oli seljas ja lips oli ees ja tal oli sama soeng nagu mul, noh, selline keeglikuul, on ju. Ja ma nägin, noh, siit tal voolas kõik, ta oli lihtsalt tõesti, ta oleks nagu vihma käest tulnud sealt koolimajast seest. Ja käsi värises ja siis ta andis mulle selle käe ja ütles, et jah, et ma nagu hirmuga ootan, mida sa seal laval tegema hakkad, sest mina kardan, aga no kurat, õpilased tahtsid ja noh, hea küll. Ja siis mul nii, et jess, vaata, see ongi see, et ma tean, tihti minu mingid näited või jutud ei sobigi 50-stele või nagu vanematele inimestele, sest nad vahel on värvikamad, vahel on nad võib-olla otsekohesemad, on ju. Aga kui kuulab 15-aastane, 16-aastane, ma ei tea, 18, siis no sa pead nagu nendega rääkima selles nende keeles, on ju, ja siis see direktor higistabki. ja ma piilusin seda direktorit ka silmanurgast vahepeal, et no värise tõesti mees. Aga pärast ta ütles, et talle väga meeldis see. Ja siis ma olin, et super, vend on nagu, noh, ta pani oma ego surus lihtsalt alla. Sest tema poleks mind tahtnud nagu võib-olla niimoodi üksi kutsuda, on ju. Aga ta pani ego alla, ta teab, tema ülesanne seal koolis on seista õpilaste eest. Ja kui õpilased ütlevad, et kutsuge see tuvinäoga vend, on ju, siis ta kutsus. Nii et noh, mad respekt, et ta niimoodi tegi. Minu meelest ka nagu väga äge peegeldus sellest, vaata, me räägime oma erialast ka hästi palju sellest kaasamisest, et reaalselt kuulatakse noorte arvamust. Et okei, jah, tema võib-olla ei oleks seda valikut teinud, et siit kutsuda, aga noored tahavad ja ta nagu ikkagi oli nõus sellega. Et nagu see pool on väga äge. Ja ma lasin tal praadida, ma ütlesin talle pärast alles, et üliäge, et sa said oma sellest mingist endast üle ja tegid seda, mida soovib tulevik, on ju, sest tulevik otsused teevad need mehed, kes istuvad seal saalis, mitte see direktor. Ülilahe. Ja ma ise mõtlen ka, et ma
ise töötan noortega ja tegelikult tuuakse nii-öelda seda rahakratti ikkagi välja ja et oled noortele väga hästi silma jäänud. Mul on väga hea meel selle üle. Jah. Et ausalt, sest ma tean, mul on ka huvi vaata neid oma jüngriteks natuke koolitada, sest 20-30 aasta pärast hakkavad nemad tegema neid otsuseid, mis mind mõjutavad. Et kus vanadekodus ma olen või palju mulle antakse mingit toetust või mida, kus süüa saab või mis otsuseid tehakse, on ju, et see on ju nende teema. Mina ei hakka 70-selt tegema mingeid otsuseid, mina olen siis võib-olla maailmas järel veel 10-20 aastat, see pole enam minu koht. Need peavad tegema, kellel on siin järgi jäänud veel 50 aastat. Just. Jah, et tegelikult nemad noored ongi need, kes loovad seda maailma nii-öelda edasi. Jaa, täiega. Me saame neid toetada ja suunata on ju, või kuidagi anda neid enda asju edasi, aga üks hetk, meie, selles mõttes te olete vist nooremad, mina olen 40+, on ju. Mina ikkagi astun ka tahapoole, et mina olen mingid oma asjad ära teinud, on ju, palun, tulge nüüd teie püünele noored ja tehke enda asju. Just. Jah. Järgmisena tahaks sellist teemat puudutada nagu kulutamine, mis käib ka raha juurde, eks ole. Ja me kõik oleme selles väga meistrid, head, just. Et kas sina oskad öelda või anda mingeid nippe, kuidas vältida ülekulutamist või kuidas sina oma kulutamist või kulusi jälgid? Ja vaata, kui palju sa tuvi häält praegu tegid. Kulutamist ja kulu, kõigile meeldib kulu. Jah, tead, kui aus olla, ma kuulasin seda küsimust hoolega sinu juttu ja ma olen natuke võib-olla erand, mulle ei meeldi kulutada. Ja päriselt, mulle ei meeldi poes käia, mulle ei meeldi lihtsalt minna nagu otsima mingeid asju endale või ma ei tea, nädalavahetusel poodi, ma ei suuda, ma ei taha seda üldse teha. Jälle üks värvikas näide, ma tegin paar aastat tagasi Sportlandiga mingit koostööd ja tasuks anti mulle, ma ei tea, kas mingi 1500 krediiti või kinkekaarte, mis kehtisid 3 kuud. Ma käisin selle 3 kuu jooksul seal Sportlandis. Ma ei valeta, kui ma ütlen umbes 6 korda kindlasti. Et ma läksin sisse, mõtlesin, nüüd ma teen selle ära ja ma ei suutnud ja ma tulin välja. Ja 6 korda niimoodi. Ja kui see 3 kuud sai läbi, siis kunagi oli turundusjuht seal või keegi turundustegelane oli Lauren Velman, see ühesõnaga täna on ka influencer, on ju. Ja siis ma pidin talle kirjutama, ütlema, tead, Lauren, et need tähtajad said läbi ja kas sa võiksid pikendada nagu mingi nädala või kuu, on ju, et ma päriselt lähen teen ära. Ja siis ma lõpuks suutsin ära teha. Ostsin mingid spordiriided. See oli ka umbes 7 minutit. Ma panin kõik asju korvi ja mingi ruttu minema. Aga see vastus küsimusele, kuidas nagu vältida, et kellele meeldib kulutada, on ju, see on nagu psühholoogia natuke, et kui sul on probleem, ma ei tea, kasiino sõltuvusega, on ju, siis väldi kasiinot. Kui sul on probleem poes kulutamisega, ära tekita seda ahvat, ära pane ise ennast sinna olukorda. Et ära mine laupäeval brausima Ülemuste keskusesse, vaid mine parem ma ei tea, jaluta või mine sõpradega kuskil või trenni või proovi nagu hoiduda nendest kohtadest, kus on lihtne kulutada. Ja teine väga oluline punkt minu meelest kulutamise osas on see, et kulutada tuleb, aga lihtsalt tee neid kulutusi nendele asjadele, mis sulle päriselt väga meeldivad. Sest raha tegelikult ju peab ju tooma rõõmu ja andmagi sulle ju mingit nagu mõnu juurde, on ju. Et mina algusaastatel ka lõikasin ära need kulud, mis mulle üldse ei meeldinud, mida ma tegin ja täna ma väga hea meelega kulutan näiteks reisidele, sest see on tegevus, mis mulle meeldib. Nii et ega kulu sellises üldises mõttes ei ole halb. Lihtsalt väga palju tehakse sellised mõttetuid ja nagu valesid kulutusi, et sa ei panegi tähele. Aga, ja kui on tegevus ka, mina mõtlengi, mul on nagu päris palju tegevusi või tegemist ja ega ei olegi seda kohta, kus ma nüüd istuks mõtleks, kuhu täna nüüd kulutada. Et see on nagu, ja ta nõuab harjumist ka. Mina ka ju alguses säästin esimesed aastad nagu ikka radikaalselt. Ma panin ikka hullu, sest ma tahtsin saada ruttu rikkaks, on ju. Ja nüüd mõned viimased aastad ma olen tekitanud endale seda kulutamisjulgust ja harjumust, sest see muster on nii tugevalt sees, et säästa. Ja mul on olnud päris raske poes kulutada, sest säästmisharjumus on nii tugevalt sees. Eks see on, ma tunnen ise ka, et ma pigem kipun päris tihti kulutama või kui ma õhtul koju juba, siis mõtlengi, et tegelikult kas oli vaja või oli vaja seal poes käia vahepeal või? Mina ise tunnen enda puhul, et selle kulutamisega on hästi seotud dopamin. Et sa saad nagu, lähed sinna poodi, mul on neid, vaatan, nii ilus särk või uued jalanõud, ostan selle ära, ma saan korra selle dopamini sutsaka, aga siis on kõik.
et nagu hästi seda dopamiini vajadust reguleerida, täpselt Jaa. nagu sa ütlesid ka, et võib-olla seda asendada mingite teiste tegevustega, on ju. Ja proovi võib-olla märgata ka, vaata, et kui sa, noh, mina nimetan seda enda, ma ei tea, peas või juttudes nagu ka selliseks McDonald's efektiks, et sul on selle Maci isu, okei, lähme täna Maci, on ju, sööme kõik mingid burgereid, asju seal, ja pärast on üsna sitt on olla. Ja siis jätame selle tunde meelde. Kuidagi püüad selle ära salvestada, et istud seal parklas, mõtled, no miks ma tegin need 8 juustuburgerit, on ju. Ja kui sul on järgmine Maci isu, et siis sa ei mõtle, kui hea see juustuburger oli, vaid sa püüad meenutada parklas seda mingit sükest, noh, kui vastik ja raske oli. Et jällegi, see võtab aega, see ei juhtu üleöö, see ei juhtu 2 korraga, võib-olla ei juhtu 5, on ju. Aga üks hetk, kui sa oma seda tähelepanu sinna kogu aeg surud, et mul oli sitt, on ju, siis noh, minul näiteks selle Maciga ongi, et ma see aasta ei ole käinud, ma ei tea, ühe korra on see aasta käinud, jah, okei. Et noh, väga vähe, nagu eelmine aasta võib-olla 2 korda ja jätangi pidevalt ikkagi, kui ma täna näiteks läheksin, ma jätan ikka meelde selle pärast siis, et noh, miks ma seda tegin, oli seda vaja. Ja võib-olla see rahaga on äkki natuke samamoodi, et käid seal poes ära ja mõtledki, et no on süümekad, on ju, noh, ja kas sa oled siis nii õnnelik selle uue särgi üle 3 päev oled, aga 4. päev tegelikult on juba kuskil ju kapi põhjas ja ma ei tea, kortsus ja juba tahaks nagu uut, on ju, et ta ei ole nagu selline kestlik. Just, okei. Aga kuidas siis leidagi see tasakaal nagu selle säästmise ja nautimise vahel või kui lihtne see tegelikult on? Tegelikult on lihtne. Tegelikult on lihtne ka endal paika panna näiteks, et kui sa teedki mingi kulutuse, noh, sa ütlesid särk on ju, mis see täna särk maksab, mingi, ma ei tea, 30? Oleneb kust osta, on ju. Nojah, no oletame, maksab 30. Aga siis teegi nii, et iga kord, kui see 30 särk sul nüüd väga silma jääb, on ju, siis sinu hind sellele on 60. Et sa siis 30 kulutad täna särgi alla ja 30 paned kuhugi säästad või investeerid. Mis on ka täiesti üks variant, mida kasutavad väga paljud inimesed. Ja mis töötab väga hästi, sest seesama dopamiin, mida sa siin mainisid, on ju, seda särki ostes sa saadki, noh, siuke mõiste on nagu instant gratification. Noh, ostsid särgi, kohe hakkas hea. Aga see teine 30, mis sa nüüd siis paned näiteks mingisse fondi või aktsiasse või säästad kuskil, on ju, siis selle 30 nimi on delayed gratification. Ehk siis edasi lükatud rahuldus. Ja selle vilju sa maitsed võib-olla aasta pärast või 5 või 10 aasta pärast. Nii et tegelikult sa saad noh, selle parima mõlemast maailmast, kui see sinu 30 särk maksab 60 sinu jaoks. 30 särgi alla, 30 investeerimiskontole. Why not? Ma olen ka kunagi sellist võrdlust kuulnud, et kui sa tahadki endale mingit asja osta, et siis pane see nii-öelda töötundidesse, et palju töötunde sa pead tegema selle selle 30 eurose särgi nimel, on ju. Et võib-olla see on ka natuke selline mõttekoht mõnele, et kuidas seda reguleerida. See on väga hea mõttekoht, jah, kuna jah, ma ei tulnud selle peale, et mul niisugust regulaarset töötundi täna, noh, niimoodi ei ole, aga see on väga õige mõte, et kas see su uus särk on väärt, ma ei tea, 1,5 päeva kuskil istumist. Keegi ütles, ma ei mäleta, mis see nüüd summa oli, kas see oli umbes, et keskmise eestlase autoliising, ma ei tea, kas seal oli summa ka juures, et sa auto nimel töötad, noh, ma natuke võin eksida, on ju, aga no umbes aprillini. Ehk siis see raha, mis sa teenid jaanuarist aprillini, läheb nagu inimesel autoliisingutesse ja auto omamisse. Ja no ma hakkan ka mõtlema, et see on ju, meil on 12 kuud on aastas, on ju 4 kuud on aprill, see on siis kolmandik, 33%. Läheb autosse ja su auto seisab 99% ajast. Kas see on seda väärt? Noh, ma ei tea. Võib-olla mõnel on, vaata see ongi see, et kui see sinu jaoks see kulu, sa oled näiteks super õnnelik oma auto üle ja see paneb sind pingutama rohkem ja olema parem inimene, on ju, siis osta auto, kõik on hästi. Aga enamustele see ei ole. Enamused lihtsalt lähevad sinna korraks hommikul, istuvad sinna sisse, sõidavad, ma ei tea, 30 minutit tööle, õhtul koju, on ju. Kas sinna peaks minema jaanuarist aprillini su sissetulek ja su elutunnid, töötunnid, ma arvan, et ei pea. Ehk siis minu meelest jällegi see investeerimine ja säästmine, kõik on ikkagi mindsetiga seotud, et kuidas sa seda enda jaoks nagu mõtestad. Ja mida sul päriselt nagu vaja on. Just, ja mingid asjad nagu valusaks mõelda ongi õige. Sest minul täna, jah, okei, ma sõidan BMW-ga, mul on mingisuguse reklaamipartneri auto, väga hea auto on. Ja ma mõtlen, kui mul näiteks see leping läbi saab, siis noh, ma täna reaalselt käin juba Facebooki Marketplace'is ringi, et vaadata mingi 5000-ne, ma ei tea, Passat, Avensis, mingi suvaline auto ja siin räägib miljonär on ju seda juttu. Et ma ei taha enda liisingut, mis on 1500 eurot või 1000 eurot, ma ei taha seda.
kui ma olen nõus 1000 eurot kuus panema auto alla, minule see 1000 eurot võrdub iga kuu üks reis. Ja ma tahan väga palju rohkem reisida ja ma olen nõus sõitma täiesti vabalt 5000 eurose Passatiga, mul ei ole mitte mingi probleem seda teha. Et võib-olla ongi siit väike reklaamihüüe või appihüüe, et kui kellelgi on müüa kindla ajalooga normaalselt 5-tonnist Avensist, siis võib mulle DM-idesse libiseda. Jube jama, et mul Avensis pakkuda ei ole. Ja, aga mul on Honda Accord, nii et kui see ka Mul on Volvo muidu. Peaasi, pärast saame, mis ei taha kulusid ja mis on anonüümne, mitte midagi ütlev ja lihtsalt teeb oma töö ära ja mind absoluutselt ei huvita nagu. Okay. Nii. See auto mõte pani mind kuidagi korra natuke mõtlema, kui ma nüüd üritan sellest välja tulla, aga Ongi, vaata, sul on selles mõttes ka raskem, et sa hakkad sellest välja tulema. Kui sa oled näiteks mõni noor kuulaja, kellel veel autot pole, tal on lihtsam, sest ta ei ole sinna sisse läinud. just. Ta ei pea kuskilt nagu downgrade ima. Sina pead nagu loovutama mugavust ja see on raske. See on kindlasti raske, jah. Jaa. Okei. Aga kuidas saavutada raha üle kontrolli nii, et sina juhid raha, mitte raha ei juhi sind? Kas sa chat GPT käest selle küsimuse või? Ei, no ma ei mõelnudki tõsiselt seda. See on minu arust nagu väga huvitav, sest et rahal on tegelikkuses nii suur võim, kuidas me oleme nii selles raha taga kinni ja tekib see stress, ärevus ja kõik muu on ju, ja kui sul ei olegi reaalselt raha, sa ei saagi oma arveid ja asju maksta ja ühesõnaga kõik see pool nagu. Täiesti õige. Kuidas see kontroll saada? Võib-olla see ilmselt siis tulebki, kui sa päriselt tead, mis su nagu kontodel toimub. Et sina pead nagu arvet, et sa tead, mis on su väljaminekud ja mis on sissetulekud ja isegi kui seda alguses üle ei jää või ei ole metsikud investeeringud, ega see ei tähenda, et sul ei ole oma rahast üle kontroll. Kui sa juba pilti tead, mis toimub, siis see on juba väga hea, sest pilti, kui sa ei tea, siis sa ei saa muuta, on ju. Kui sul on info 100%, mis sul toimub, siis sa saad teha mingid muudatused. Nii et ma arvan, et võib-olla see ongi äkki selline mingi väga lihtne lähenemine, et võib-olla üle ka nagu ei tohi mõelda, et mina ütlen ausalt, mina ka siiamaani muretsen raha pärast vahepeal. Täitsa loomulikult mõtlen, et kas ma tunnen ennast hästi või kas ta on õigetes kohtades või kui midagi juhtub, et kaua ma suudan nagu olla, on ju. Ma arvan, et see ei kao ära, et seda pole mõtet mõelda, et sa selle välistadki nagu 100%. Et seda ei juhtu. See ei peaks küll eesmärk olema. Ja väike stress ju on ju selles mõttes hea, et ega ka trenn on ju stress sinu lihastel, et ta ju natuke lõhub, ajab stressi on ju, ja siis ta on vastupidavam ja tugevam pärast, et ma olen selline kerge nagu stress on ka täiesti okei ja võib-olla paneb seda järgmist sammu tegema ja rohkem pingutama natuke. Kas sa oskad öelda, mida sa teeksid tänasel päeval rahaga teisiti, kui sa tegid seda oma teekonna alguses? Vastus kõik ei ole õige. No teisiti, vaat ongi, mul ju oli, kui mul on see sama info ja ma kerin ajas tagasi, siis ma teen ilmselt kõike täpselt samamoodi. Ma ei teeks, ma arvan, et ma ei teekski midagi teisiti ka need eelnevad aastad, kui ma ei investeerinud, kui ma kulutasin, ostsin ka mingeid lollus ja mulle kunagi meeldis autosid osta, mis on ju ka mõnes mõttes ju mõtet, on ju. Siis ma arvan, et need asjad tuleb nagu läbi teha, et kui täna kuulab 15-aastane, ma ei tea, noor meid, et talle öelda, et tead ära nüüd küll sina oma esimest autot osta, ma ei tea, 50-selt on just, kui sul on juba 7 miljonit koos või et need vead tuleb läbi teha. Ja see on jumala okei, et sa panedki oma raha mingite lollust alla, sa saad lugusid, sa saad mälestusi, sa saad sõpru, tuttavaid, võib-olla ka isegi mul on ka sellistes ametivõimudes tuttavaid, sest on olnud kunagi probleeme, on ju. Et väga kasulikud tuttavad täna. Aga ma arvan, et mina ei teeks nagu tegelikult teistmoodi, et jumala äge on olnud. Nagu kõik need lood on ägedad, need vead on ägedad, ma olen saanud nendest kirjutada, rääkida. Need vead, mis on tehtud, need on mind pannud rohkem hindama seda, kuhu ma olen jõudnud, mis on ka väga hea. Sest kui sul läheb väga kiiresti, väga hästi, siis ma arvan, et sa ei oska nagu ka hinnata seda tulemust, et pingutamine selle nimel ja haiget saamine ja valud ja löögid on teretulnud isegi. Et mitte neid karta. Et ma ei teeks, ma päriselt,
ma tahaks jah osata näiteks paremini arvutada või olla, ma ei tea, kuidagi targem, ma ei tea, analüütik või midagi, aga noh, ma lihtsalt ei ole ja selle ma kompenseeringi lihtsalt oma lolli järjepidevusega. Jah, eks see järjepidevus ongi lõppkokkuvõttes ju see võti. See on ju kõigest Igal lõpuks juhul. võti, on ju, kui sa Jaa. kuhugi jõuda tahad, siis Nii rahalisest töökonnast kui üldises Jah, jah, kõik elulises elus. võtmes on ju. just. Lõpetuseks siis selline Juba küsimus, et lõpetame või? kas oskad meie kuulajale anda ühe nipi, kuidas saada rikkaks? No sa mõtled rahalist rikkust, jah? Just. Kuidas saada miljoneid? No mina ei oska öelda, kuidas saada 2 miljonit, sest minul on 1. Kui ma teaks, kuidas saada 2, siis ma teeks seda. Või no tegelikult ma tean, ajaga ta tuleb, kui jätkata oma tegevusi, on ju, lihtsalt ma ei ole veel sinna jõudnud. Kuidas saada rikkaks? No seda tasub küll, kui noor kuulaja küsib, on ju, siis ma soovitan kindlasti teha tööd ja mitte selleks, et töö rikkaks teeb, vaid see tööoskus ja vastupidavus on elus nagu väga hea, ma ei tea, omadus siis ütleme nii, on ju. Ja noh, võib-olla ka, et palju sul seda rikkust vaja on, et ega ka näiteks 100 000 mõni inimene elu jooksul kogub kokku, on ju, see on väga suur raha, mis teeb ka elu väga mõnusaks, sul on mingi turvaline summa või 100 000-st, kui sa juba investeerid ja 10% teenid, on ju, siis see on juba aastas 10 tonni lihtsalt ju iga kuu, see on siis mingi 8 sotti lisaraha, on ju. Et võib-olla enne mõtle, et mis see rikkus sinu jaoks on, kus sa jõuda tahad, sest lihtsalt pimesi öelda, et noh, sa tahad, ma ei tea, 100 miljonit, sa ajad lihtsalt nagu stressi ennast. Et tõenäoliselt seda ei juhtu, seda juhtub vähestega, on ju. Ja mis see 100 miljonit parem on, mis sul see on teistmoodi, mida sa 5 miljoniga näiteks ei tee? Noh, jälle mingid sellised küsimused on ju, kus inimene hakkab mõtlema, jaa, no ma ei tea, miks ma 100 miljonit tahan. Nii et no rikkaks saamine on, noh, statistika näitab, on ettevõtlus. Investeerimisega ei saa rikkaks. No okei, kriminaalsel teel võib ka saada, võib saada rikkaks, on ju. Aga jah, kui on selline blank vastus, et kuidas saada rikkaks, siis ajalugu ja statistika näitavad, et kõige suurem tõenäosus on ettevõtlusega saada rikkaks. Minul ka siiamaani tuleb veel päris palju raha ettevõtlusest, nagu aktiivsest tegevusest. See on väga hea lisakütus mul sellele, mis nagu higivabalt praegu tuleb. Okei. Ja siis, aga kuidas siis see nii-öelda teine rikkus siis meie elus, et kuidas olla lihtsalt õnnelik ja nagu, mis see väike nipp võiks olla? Kas te olete õnnelikud? Noh, vahest ikka. Vahel ikka. Aga mis puudu on? Tegelikult ei ole midagi puudu. No vot. Just. Nii? Või, jah. Ei, räägi. Ei, no ma mõtlengi, et kui sa nagu hakkad mõtlema, et noh, mis sul puudu on ju, aju ikka hakkab otsima seda, noh, keskendub sellele ühele väiksele mustale plekile, et kui sul on terve laud on valge, on, ja siis on väike must plekk, siis sa näed seda. Kuigi sa ei näe, et noh, terve ilus valge laud on. Ja elus on tegelikult täpselt samamoodi, et no, ma ei tea, sul on väga palju asjad hästi, aga sa näed mingit pisikest asja, mis on puudu ja hakkad nagu hästi sellele keskenduma ja selle ümber on mingi tiirlema. No, ma ei tea, no defineeri näiteks õnn enda jaoks kõigepealt ära, et kas see ongi, et sa saad endale süüa osta, sul on sõbrad, sa jaksad enda keha liigutada, ta on terve ja sul on kontol 500 eurot juhuks, kui midagi juhtub, et kui Volvoga juhtub alati midagi. Ei juhtu. Ei juhtu. Ei. Sa püüad müüa seda mulle, sellepärast sa ütleb praegu, et ei juhtu. Et kõigepealt aru saada, et mis see sinu jaoks see õnn on, sest ta ongi kõikide jaoks väga erinev. Mõne jaoks on mingid väga suured asjad vajalikud, et ta tunneks ennast õnnelikuna. Ma arvan, et elu on lihtsam, kui sinu õnn on ka nagu lihtne. Ma ei tea, kas see on niisugune arusaadav mõte, mida ma püüan öelda. Et see pidev tagaajamine, et nagu järgmist, ma olen ka selle stressi endal maha võtnud, et kas mu 2 miljon tuleb nüüd aastaga või 3 või 5, noh, näiteks selle peale ma ei mõtle. Ma tean, et ta tuleb, kui ma jätkan oma tegevusi, kui ma olen, noh, teen nii, nagu ma teen, nagu nii, eventually ta tuleb. Nii et see õnn on, noh, see on nii filosoofiline, siin võiks veel kella, noh, siin võiks tükk aega, ma ei tea, kus mälukaardil ruumi on, kui me siin räägime paar päeva. On, tehnik noogutab, et on, andke kuuma. Vahepeal peab süüa siis tellima. Terasid kettud. No vot. Et jah, mina saan ju enda jaoks öelda, mind teeb õnnelikuks see, kui ma saan ise otsustada enda päeva sisu,
veeta niimoodi aega, nagu ma tahan, nendega, kellega ma tahan. Noh, see on, aga see, kuidas keegi aega veeta tahab, see on jälle väga erinev. Nii et õnnelikuks tegelikult, noh, sihukest mingit saamist nagu ei ole. Mina ju arvasin ka alustades, et kui mul on 1 000 000, siis ma olen automaatselt õnnelik. No, ma olen täna ka vahel kurb. Ja ma olin ka enne 1 000 000 vahel õnnelik. Eks see õnn on jah nii suhteline küsimus, et mõni inimene on õnnelik, et tal käed ja jalad liiguvad ja see ongi tema õnn, on ju. Ja, aga tihtipeale jah, me tahame hästi palju saavutada, näeme ainult neid suuremaid asju, aga mitte seda, et mis juba meie ümber on, et kas või meie lähedased, on ju. Et see ongi kuidagi siuke hästi klišee küsimus, see õnne teema, aga nii ta on. Et ongi huvitav jutustamise küsimus ka. Et, ja täpselt see ongi see teema, millest võikski tegelikult tunde rääkida. Et lihtne asi, aga sellest annab nagu palju rääkida. Ja, aga seda võib küll öelda, kui rahaasjad on korras, siis on üks hästi suur selline mure maas nagu. Sest üldiselt ka inimese ajab lahku, on raha, alkohol ja petmine. Need on niisugust 3 nagu kõige suuremat asja, on ju. Et kui sa juba enda elus suudad ühe asja kontrolli all saada, et näiteks rahaasjad, ja nagu sa ütlesid ka mingi hetk suhteliselt alguses on, et raha on nii tähtis ja mõjutab meid nii palju, nii oluline ju teema, et kui sa saad nii suure valdkonna oma elus nagu vähemalt kontrolli alla, siis edasi keskenduda, ma ei tea, ettevõtlusele või suhetele või õppimisele või see on nii palju lihtsam. See tasub räigelt ära nagu, et saage aru, mind siin kuulad kindlasti alla 30, on ju. Mina alustasin 30-sena, palun alusta sina varem. Sest kui sa oled täna alla 30 ja sul on 5 eurot kontol, siis saad minust rikkam. Aga kas on üldse mingit sellist ideaalset vanust olemas, kui noor peaks olema? Vist ei ole, aga vaata see mudel on küll, mul jäi kunagi väga niimoodi visuaalselt jäi meelde mingisugune postitus või siuke pildike, kus oli, et noormees, keskeas mees ja siis vanamees on ju. Noorel on aega ja energiat, aga pole raha. Keskeas oli energiat ja raha, aga pole aega ja vanana sul on aega ja raha, aga pole energiat. On ju. Et seda võiks, mulle väga meeldis see pilt. Ja täna ma mõtlengi selle peale, et ma tahaks hästi vara jõuda sinna, et mul on ikkagi juba elu keskel, et on nii energiat ja raha, mis seal pildi peal ka pidi olema, on ju, aga aeg oli puudu. Et ma tahan seda aega nüüd ka endale saada, et ma olen nõus isegi, et vähem raha on, aga best aega on rohkem. Ma jään lihtsalt jutustama praegu. Mul läks täiesti meelest ära, mis me rääkisime. Õnnelikkusest vist, on ju. Just. Näed, kuhu me jõudsime omadega, on ju. Ja, et enda jaoks tuleb see õnnelikkus üles leida. Sa küsid, et kas on mingi hea vanus? Vanus, jah. Ja. Et ma arvan, et ei ole mingit vahet. Sa ise tunned ära, kui sa valmis oled. See on vist sama nagu, et kas on hea vanus, millal saada lapsevanemaks. Sa lihtsalt mingit, ma ei tea, kas tunned või see juhtub. Vist 2 varianti. Nii et ma arvan, et see raha teema on sama värk, et sa üks hetk saad aru, et okei, nüüd ma olen valmis või nüüd mina tahan proovida, nüüd ma teen. Ma arvan, et see on hea koht, kust lõpetada ja otsad kokku tõmmata. No, kui te olete rahul, ega mina ju ei tea, mina ei oska hinnata. Ei, meie oleme rahul ja täname sind väga, et olid valmis tulema meiega täna rääkima ja seda kasulikku infot jagama. Just. Ja kui kuulaja tahaks rohkem sinu kohta teada, kuulda, kuhu tulla, kust sind vaadata? Ma olen kättesaadav, natuke isegi liiga kättesaadav. Minu põhikanal on mu blogi rahakratt.ee, sinna ma kirjutan iga kuu, teen nagu selliseid kokkuvõtvaid postitusi. Aga kanalid ja elu on muutunud, on ju, täna on sotsiaalmeedia, ma olen kõige aktiivsem Instagramis, pidevalt on kas mingid storid või jagan oma elu või ka oma oste lihtsalt motiveerimiseks. Ja kes on veel eriti, kes tahab teha väga head investeeringut, siis mul on seal selline VIP-tuba, mille, ma ei tea, hind on umbes 20 senti päevas. Ja sa saad minuga rääkida ja kõike näha ja seal toimub mingeid videosid ja ülekuulamisi, et palju kellelgi teisel raha on, kes mulle vastama on nõus. Ja et ma olen päriselt olemas ja lihtsasti leitav, ütleme nii. Selge, aga aitäh ja aitäh ka meie kuulajatele ja kui sina said midagi põnevat siit teada, siis võid ka seda oma sõpradele jagada seda osa. Ja kui ei saanud teada, siis küsi üle. Ja. Just. Ja üle saab küsida siis kõigepealt tuleb kuulata meid Spotify's ja YouTube'is ning leidke meid üles ka Instagramis ja Facebookis ja TikTokis Tudengid ja Mikker. Samuti on meil maikuus tulemas ka üks tore töötuba Kristina Birk-Vellemaaga, kellega oli meie eelmine episoodi osa.
kindlasti registreerige ja tulge kohale. just, Tema vabu on see, kohta kuidas meil. teha seksi või? Just, sa pead Aga- kohale tulema. Ma just mõtlesin, ma tuleks ise ka. Väga hea meelega. Absoluutselt. No. Jah. Aitäh, et usaldasite. See nõuab julgust ka ikkagi natuke, et kunagi ei tea, mis juhtub. Jah, just. Okay.